nähes. Mina olen Lilian Saage ja täna ma esitlen oma elu esimest raamatut, mille nimi on Mina, sina ja kõik meie vahel. Ja ma pean tunnistama, et see on üks ütlemata põnev teekond olnud ja minu käest on väga mitu korda küsitud, et kas see raamat sündis kuidagi moodi pikalt ja kui kaua ma olen seda valmistanud ja kellele see raamat mõeldud on. Ja siis ma hakkan otsast liikuma, kellele see raamat mõeldud on. Ma näen siin selliseid mõnusaid oma väga häid sõpru, ma näen siin uusi inimesi, ma näen siin oma kallid pereterapeute. Nii et ma siis hakkan pihta nende küsimuste vastamisega ja ühel hetkel kutsun teid ka küsima mu käest küsimusi, mis võib-olla annavad teile vastuse, kellele see raamat mõeldud on, kuidas seda raamatut kasutada. Aga hakkame siis ideest. Et rääkida sellest raamatust, see sündis mõned aastad tagasi, kui mu armsam rääkis oma sõpradest, kes uuendasid oma vandeid ja see oli niimoodi, et mees küsis naise käest uuesti, kas sa tuled mulle naiseks ja tema vastas talle jah. Ja meie saime aru, et mõtleb äge iga aasta öelda uuesti oma partnerile jah, ma tahan sinuga veel üks aasta koos olla. Aga see tundus päris selline hirmutav ka, et no mille peal ta siis selle jah ütles. Ja kui me hakkasime arutama seda, siis meile tundus, et ei no aga kuidas seda otsustad, kas on siis nii-öelda mäletan, kuidas meie kes küsitud, kas on trikooproov iga aasta siis, et mõtle, kui nagu olete trikood proovinud, et kogu aeg pead kõhtu sees hoidma ja kogu aeg pead hea välja nägema, see ei ole tore. Nii et ja siis me mõtlesime, et võiks olla tegelikult mingisugune süsteem, struktuur, mille alusel siis vaadata oma suhet. Ja tõepoolest nii see oli, et mina siis süsteemse ajuga mõtlesin välja, milline võiks olla see süsteem. Ja niimoodi me oma armsamaga oleme 2 aastal teinud suhtauditit. Ja kui ma eelmisel aastal tegin suhtauditi saadet, siis tuli mul väga palju küsimusi. Kirjuta palun, anna meile mingi materjal, mille baasil seda teha. Ja nii see oli. On teil kunagi olnud elus olukordi, kus keegi küsib teile saadusliku küsimuse ja te vastate ilma mõtlemata jah? On teil olnud? No minul oli see üks saaduslik küsimus 22. novembri õhtul eelmisel aastal, kus mul oli kooli kokkutulek, Tartu 5. keskkooli kokkutulek, kus lõbusas meelelus olete kooli kokkutulekutel käinud pilistaste pidudel, kus on rõõmus olla, kõik on väga tore ja toimus üks väga tore meeleolukas koosviibimine ja siis me viskasime nalja, 2025 on raamatu aasta ja mis kõik puha ja siis ma kirjutan ka raamatu ja siis kirjutad raamat, jah, 2025 raamat tuleb. Ma mäletan, kuidas ma tegin oma triatloni niimoodi, kus ma lubasin ka teha triatloni ja 2 nädalaga pidin vormi saama, et mitte ära surra aja peal. Et neid on olnud, võib-olla teil on ka elus olnud. 28. jaanuar ma panin oma kodus seinale üles struktuuri raamatust. 19. juuni siin ma istun selle raamatuga ja raamat on valmis. Ja mitte ainult see raamat, vaid mul on samamoodi väljas ka inglisekeelne raamat, mida ma käisin just Rotterdamis näitamas ja tutvustamas. Ja see on lihtsalt nii äge teekond olnud, kuidas üks raamat saab siis kaante vahele. Ja siin istub üks naine, kes tegi jaanuaris naiste retriidi, seame plaane, Aino Silvi on seal, kes seame plaane ja et plaanid saaksid teoks. Ja täpselt nii, nagu me seal plaane pidasime, siis plaanid teoks said. Lihtsalt imed hakkasid juhtuma. Selle raamatu valmimisel on olnud väga põnev teekond. Lisaks sellele, et minul õnnestus terve 1 kuuga kokku kirjutada käsikiri, sest see tõesti lihtsalt voolas, oli mul 10 väga vaprat inimest minu tutvusringkonnast, 6 naist ja 4 meest, kes võtsid ette ja lugesid läbi esialgse käsikirja. 2 nädala jooksul nad töötasid seda käsikirja, vaatlesid, mõtisklesid ja siis hakkasid julgelt tagasisidet andma. Ja selle baasil sai juurde kirjutatud veel 40 lehekülge raamatut. Nende põhikommentaar oli Lilian lihaluudele. Lilian lihaluudele. Siis veel üks kommentaar ühe mehe suust oli selline.
ma olen teda koolitanud varem ja ütles nii, et ma olen kuulnud su lugusid. Selles käsikirjas ei olnud osasid üldse sees. Ja siis ma sain aru, et no võib-olla ma ei peakski rääkima endast nii väga palju, see ei ole ju minu raamat. Ja siis ta ütles sellise lause, ikka 40 ringis mees ütleb nii, kui sina ennast emotsionaalses saunas alasti ei võta, miks ma peaks? Nii et need on need kohad, kus ma arvan, et ma olen tohutult õnnelik inimene, kelle ümber on need inimesed, kes olid valmis võtma sirutust, kes olid valmis lugema, kes olid valmis panustama ja on andnud selle panuse, et see raamat just nii hea on saanud. Kui te vaatate seda raamatut, siis te näete lustlikke illustratsioone. Piret Räni on teinud imepärase töö koos minuga. Tema, kui ma esimest korda kohtusin temaga, siis minu ainuke tellimus oli talle. Ma soovin, et sa väärindad piltidega seda teksti, mida ma olen kirjutanud. Kuulge sõbrad, sellist pildiraamatut, tavaliselt värvilised, sellist pildiraamatut tavalistes lehtede raamatutes ei ole. Kui ma käisin Rotterdamis, ma tean, et siin on seltskond, kes saab aru, kui ma ütlen Maurice Ondolfi. Maurice Ondolfi on see tore mees, see vana mees siin pildi peal taga. Ma pean tunnistama, et kui ta nägi esimest korda enda pilti siin, 82-aastane Maurice Ondolfi lõkkerdas nagu noor poiss. Nii et ma pean tunnistama, et meie lähikodsed Rotterdami ringid ütlesid, et nad ei ole näinud Maurice'ot ammu niimoodi naermas. Et ta ikkagi vappus, nii et mul on isegi pilt, kus mina vappun ja tema vappub ja meil on ikkagi palju nalja. Nii et ja meie imetore Kiira järg, kelle pilt on siin ka taga, kui tema seda nägi, siis ütles, me oleme ju nii noored siin. Nii et kõik on vaate silmadest, kes ja kuidas. Nii et, aga mida Maurice ütles selle kohta, ta vaatas seda raamatut, kes on näinud Maurice Ondolfi raamatut ja teate, kuidas need on. Ta ütles, et mina tahaks ka, et keegi mulle nii joonistaks. Nii et Piret, kes teab, äkki tuleb tellimus ka välismaalt sellistele asjadele peale. Nii et raamatut keeleliselt on toimetanud Maria Grinal. Ja Maria tõesti aitas kaasa sellele, et kõik komad saaksid parandatud, kõik tähevead saaksid parandatud, et keel saaks ilus ja loov. Ja ma arvan, et ta tegi selles mõttes ägeda töö, et ta aitas minul nüüd natukene selliste inglise keele seguseid eesti keele jällegi nagu mõnusaks saada. Nii et ma olen nii tänulik talle samamoodi selle raamatu panustamise eest. Mõtle, mis kohe veel on oluline selle raamatu juures. Võib-olla sellest ülesehitusest. Et see raamat koosneb 3 osast. Esimene osa on mõeldud iseendaga tuttavaks saamiseks. Ja kui keegi ütleb, et siin peaks olema mingid teised asjad sees, ma vaatan, meil on pereterapeuti siin ja mõtlen, et vaatan kohe, et ootan teil tagasi, et kas midagi jäi kirjutamata. Kõik kohe vastavad, kindlasti jäi. Aga ma olen kokku kogunud kõik need jupid, mis aitavad teil aru saada sellest nähtamatust seljakotist, mis meie perekondadest kaasa saame. Mina olen 3-lapsest perest, olen kõige noorem õde ja on olnud väga põnev aru saada, millise seljakoti minu vanemad armastusega mulle kaasa pakkisid. Ja see ei ole mitte karistus, vaid see tegelikult on armastus ja hool. Sest mina usun, et kõik põlvkonnad annavad parima kaasa enda järgmisele põlvkonnale. Aga mis see väljakutse on? Me anname seda teadmist, mis me arvasime, et meie põlvkonnal läks vaja õigel ajal, kus meie olime noored. Et me lahendame tänaseid teemasid eilsete lahendustega, see ei tööta enam. Et meil on vaja õppida seda seljakoti tundma, olla tänulik ja siis liikuda selle kaapit edasi. Ja ma arvan, et esimene osa ongi mõeldud selliselt. Teine osa on kuidas vaadata paari suhet. Ma nüüd teen ühe praktilise harjutuse. Käed püsti, kes on läinud suhtesse selle teadmisega, et ma tean, mida romantiline paarisuhe tähendab ja ma tean, mida ma sinna ehitama lähen. 2 ja hästi niukest nagu sellist kätt oli praegust. 2 kätt, mina näen 2 kätt tõust, aga sellisel moel. Ma tahaks ka öelda nii, aga tegelikult ei ole. Et me tuleme maailma, kus me õpime suhteid vanemate peal. Ja see ei olegi nii teada, mis see suhe siis on. Nii et ma olen kokku kogunud siia teise ossa
mida võiks kujutada ette üks paarisuhe, romantiline paarisuhe ja millele mõelda, et see on küllatane. jah, vaatan Liisit ja mõtlen, et ma eile, kui ma Rotterdamist tagasi tulin, siis kohtusin kiiresti kohe Amsterdami sõbraga, kes siin on ka mainitud raamatus ja ütlesin talle, tema on mul Hispaania sõbranna ja Stefania, ütlesin, Estef, sa oled raamatus sees. ja siis me rääkisime, kuidas ja mis ja see on tore kogemus jällegi, kuidas elus me kohtume inimestega, kes annavad niisugused väiksed lükked meile. Ja siis sellest saab ühel hetkel üks äge asi, mis muudab minu elu. Ja mina usun, et see muudab paljude teiste inimeste elu. Kellele see raamat mõeldud on? Siis ma annan teile võimaluse ka küsida küsimusi. Ma olen mõelnud seda raamatut ja kirjutanud seda raamatut, see on mõeldud tavalisele inimesele ilma psühholoogia erihariduseta. Aitäh sulle, Siri. See on lihtsas keeles, mis võimaldab jälgida ja teemasid läbida. Ja kui sul on eriharidus, no ma näen siin, siis ma ütlen, et terapeudid, ma olen veendunud, te leiate üles kõik need teooriad, kolmnurgad on sees joonistatud ilusasti. Näete emotsionaalselt, kõik on olnud põuelita, ilma me ei saa, aga see ei ole mõeldud teooria raamatuna, et see pigem loob sellist praktilist baasi sinna alla. Nii et võib-olla see on oluline ja kolmas osa raamatus on praktiline, kuidas viia läbi praktiliselt iseenda suhtauditit endaga ja suhtauditis oma armsamaga. Nii et jah, selline see raamat on. Mõtlen, kas ma midagi veel ütlen. Ma praegust ei ütlegi rohkem midagi. Et võib-olla oleks aeg küsimusteks või siis jah, võib-olla oleks aeg küsimusteks. Kellelgi on huvi midagi. Ma võin teile öelda, mida minu käest on küsitud. Üks väga põnev küsimus on, mis mul esitati, et mis oli selle raamatu kirjutamise juures kõige keerulisem osa. Ja ma võin teile vastata, mis oli selle raamatu kirjutamise juures kõige keerulisem osa. Kui ma hakkasin seda raamatut kirjutama, no räägin, ma 2 sammu tagasi nüüd ütlen, et minu armsam Toomas, kellega ma olen koos olnud pea 6 aastat nüüd, tema on rääkinud pikalt mulle juba, kirjuta raamat, sest see on tema unistus. Kirjuta raamat, see on tema lugu. Tema sees on mitu raamatut, mis on endiselt ootavad kirjutamist. Ja mina ei saanud aru, et ma olen valmis raamatut kirjutama. Ja ta kirjutas mu kirjuta raamat. Kui tuli eelmine aasta see jutt, et me suhteauditist, ma rääkisin podcastist ja on vaja midagi kirjutada, siis ta hakkas meid edastama. No kirjuta lihtsalt, kirjuta sellest auditist, issand, väike nagu bukletikene või. Aga minu peas, kui ma teen raamatu, siis see peab olema raamat. See ei ole bukletikene, väike liikukene. See peab olema ikka raamat. Raamat kaalub 0,5 kilo, olen ära kaalunud. 240 lehekülge 0,5 kilo. Ja siis ma hakkasin mõtlema seda struktuuri, siis tema kogu manitses mind. Ära liiga laiaks mine, ei ole vaja materjali panna juurde. Ole ainult selles auditi reas, ole ainult nagu vagukünna. Ja mina sain nagu, nii mage, nii igav. Ikka peab laiemaks minema. Ja see oli üks kõige raskemaid kohti. Kuidas kirjutada, nii nagu Churchill on kunagi öelnud. Hea kõne on nagu naise sees. Piisavalt pikk, et katta teemat, piisavalt lühike, et tekitada huvi. Täna mina muidugi olen maani kleidiga, ma siin mingit huvi ei teki, ma saan aru, aga ma näen, et auditooriumis ei ole ka väga palju mehi. Et see ei ole ka nagu teema, aga ma arvan, ma selle raamatuga olen proovinud tabada seda sama naelapea pihta, et kõik need teemad peatükkide kaupa võiks olla raamatu 1, 2, 3, 5 raamatut täis. Ja väljakutse ei ole mitte selles, et me paneme siia mitmekõikelise raamatu, vaid eesmärk on laiendada seda platvormi, nii et inimene, kellel tekiks huvi, saaks minna edasi raamatuga, et ma tahan seda raamatut, ma tahan seda infotuurid edasi. Ja see oli tegelikult keeruline koht, kuidas balansseerida, et oleks piisavalt pikk, et kataks teemat,
aga piisavalt lühike, et tekitada huvi ja mitte nii lühike, et ei jõuaks teemasse sisse. nii et võib-olla see on olnud minu jaoks päris keeruline koht jah, katsetada ja vaadelda. jah. kuulge, küsimusi? või keegi tahab äkki tulla siia minuga vestlema? ja. Küsimus tahan küsida. Anna kohe mikrofoni siia. Mind alati huvitab kirjanike või raamatukirjutajate puhul, et kuidas see nende elustiil välja näeb, sest see ei ole sinu põhitöö, raamatu kirjutamine, aga nüüd need kuud, sa pidid täiesti teise režiimiga töötama, et mis kell nagu siis ärkama pead, mis kellani sa töötad, kas sa töötad ka siis poole ööni või kuidas see välja näeb, mind see väga huvitaks. oi, kui hea küsimus ja aitäh küsimuse eest. ma arvan, et ma vist selle koha pealt ei ole selline klassikaline autor või klassikaline selline raamatukirjutaja või romaanikirjutaja, kes hommikul magab, ärkab lindudega koos, teeb kiiresti ühe sigari ja siis joob tassi kohvi ja siis hakkab pihta. ma siis ütlen, et minu kalender on muidu väga tihe. aga 2025 aastal oli selline huvitav aeg, kus veebruarikuus oli mul väga vähe hõivatust. mulle nagu anti selline, kuna ma olen ise ettevõtja, ma koolitan palju, ma võtan peresid vastu terapeudina, siis mul oli hõivatust koolituste kontekstis oluliselt vähem kui tavaliselt. see väga erandlik, veebruarikuu taas on väga tihe aeg. ja mulle anti aeg kirjutada. ja ma tõepoolest, seesama sein, kus mul on ilusasti nii-öelda post-it paberitega seina peale pandud, siis ma tõesti hommikul tegin oma hommikusöögi, viisin oma pojad kooli, mul on 2 teismelist poega veel, kes kodus elavad. siis viisin nemad kooli, tegin oma hommikusöögi, läksin ülesse oma tööruumidesse ja asusin kirjutama. nii et ja ma väga selgelt sain aru, mis aja peale mul oli vaja lõpetada mingisugune peatükk. ja tõesti, ma niimoodi struktureeritud, süsteemselt töötasin. ma teadsin, et ma tahan oma sünnipäevaks, mis on 28. veebruar, vaja oli lõpetada käsikiri. ma olin lubanud fookusgrupile üle anda 10. märtsil käsikirjast. ja vot see oli see töö, mida ma tõesti tegin, et ja võib-olla üks ikka põnev asi, et ma ei kirjutanud ühtegi rida laua taga. selles raamatusse pole kirjutatud ühtegi rida teksti laua taga, vaid mul tööruumides on diivan, millel on kohe katusaken ja ma vaatasin kogu aeg struktuuri seina peal, istudes diivani peal mõnusalt loovas positsioonis, laptop süles ja niimoodi ma kirjutasin. nii et mulle tundub, et see kuidagi see raamat tahtis sündida ja voolata. nii et võib-olla ma ütlen, et ma võib-olla ei suuda sulle öelda, mis on see klassikalise raamatukirjutaja struktuur, aga minu poolest on niimoodi. ja veel üks asi, võib-olla kes tahab raamatut kirjutada ja kes on väga tugev kõneliselt, siis minul on selline soovitus, võib-olla annan teile ka, et proovige ära. mina lugesin väga palju peatükke sisse endale. mis see tähendab? tänase AI süsteemi juures, kuna ma koolitan igapäevaselt ja räägin inimestega igapäevaselt, siis ma lugesin sisse, nagu mõtlesin, mul on inimesed nagu teie siin praegust. ma mõtlesin, mida ma räägiksin teile sellest teemast ja siis ma lugesin sisse oma telefoni, meil on kõigil nutitelefonid, diktofonid olemas. siis ma saatsin selle imetoredale platvormile tekstiks.ee. Nemad transkribeerivad niimoodi. kõik pereterapeudid teavad, mida transkribeerimine tähendab, see on õudne vaev ja tüütu töö. teate jah, mina küll mäletan, ma ei armastanud seda. ime lihtsalt saab seda ära teha. siis ma sain selle teksti. ma palusin AI-l selle ära koostada. ja siis ma hakkasin sellega tööle. ja oli päris põnev niimoodi. lihtsalt. veel küsimusi? ja Silvia, ole hea, võtta see mikrofon. jagage sealt mikrofonisse kohe edasi. mul on selline küsimus, et ma natuke tean seda raamatu kirjutamise lugu ja sinu süsteemset mõtlemist, aga ma ei tea võib-olla nii palju seda, mida raamatu kirjutamine sinuga isiklikult tegi. ehk siis, et kui sa mõtled selle protsessi peale,
siis kuidas sina ise inimesena kasvasid läbi selle teekonna ja võib-olla juba enne seda, kui see raamat päriselt kirja sai, aga mis on olnud sinu selline isiklik kasv või võib-olla mingid põnevad avastused, taipamised iseenda ja suhete kohta? Jaa, ma siis alustaks sellest, et sinu käest sain ma selle metafoori, et lind ei usalda mitte oksa, millel ta istub, kui ta puhkab, vaid oma tiibu. Mäletad seda hetke, kui ma ütlesin sulle, nii äge metafoor. Ja ma arvan, et minu jaoks mul on olnud pikk teekond usaldada oma tiibu ja omada seda teadmist, mis mu sees on. Ja ma arvan, et selle raamatuga mina olen kasvanud ka sellesse kohta, kus ma julgen öelda, et mul on arvata midagi, kirjutada midagi. Ja ma olen väga südamest kohal ka selles kohas, kui keegi arvab, et oleks võinud teha teisiti, kirjutada paremini, sügavamalt, loovamalt, lõbusamalt, mis iganes. Et ma tulen sellega ka juba toime, mida ma varem ei oleks suutnud. Ja ma arvan, et see on üks pooltest. Ja teine pool, mul on olnud erakordselt põnev selle raamatuga. Ja ma siin nüüd jagan seda kohta, et mul oli põnev mitte niivõrd selle paarisuhte osaga, sest see teine osa on mul väga hästi läbi ekseldatud. See paarisuhte maja on mul teada ja kuidas seda üles ehitada ja ma olen seda auditiga tööd teinud. Teate, kui põnev oli esimese osa kirjutamine. Kiindumus suhtes uudistada, emotsionaalsest küpsusest mõelda. Mul on siin Taibi emotsionaalse küpse täiskasvanu mudel 7 punkti sees. Kohe mõtlesin, et kuidas selle minuga ikka käib ja kui palju ma ikkagi ebaõnnestun ja kui palju küps ma siin ja seal olen. Ja tõesti, mis mehhanisme ma ise kasutan, et mul on väga põnev olnud ka läbi hekseldada mingisugust teemast, mida ma arvasin, et mul on juba kõik on nagu selged. Et see on olnud tegelikult päris äge. Ja nüüd Rotterdamis käies ma sain ühe olulise mõtte kaasa 3 päeva seal olles. Ja ma saan olnud kõigile, see ei ole mõeldud, mis ma nüüd ütlen, aga see on oluline, mida mulle endale, et see on oluline, mida ma ütlen. Ma märkasin, kui oluline on mitte teha teraapiat terapeudina, vaid olla terapeut. Kogu selles rikkuses, kogu oma instrumendis, omada kõike seda, mis minuga kaasas on, usaldada seda ühendust, mida ma inimesega loon ja usaldada seda teadlikkust, mis sealt siis tuleb ja kuidas need muutused saavad juhtuma, mitte mina ei tee muutust, mitte mina teraapiaga ei tee muutust, vaid see inimene on kutsutud keskkonda, kus ta saab teha muutust. Mulle tundub, et see on see teekond olnud, et mulle tundub, et see teekond veel kehtib või nagu jätkub. Ma ei tea, kas see vastas su küsimusele, aga jah, et täna mind kuidagi kõnetab see koht hästi, et olla ise see inimene. Jah, olla see ise see inimene, mitte teha midagi kellegagi. Nii ilus, aitäh. Jätkuks Silvia küsimusele. Kusjuures minu küsimusele natukene praegu isegi vastasid. Silvia küsis, mida sa õppisid raamatu Lähemale. Silvia küsis, mida see raamatu kirjutamine sulle õpetas ja ma tahtsingi küsida, et mida sa õppisid enne raamatu kirjutamist, et see üldse teoks saaks. Ja sa juba natukene vastasid. Aga ma küsin siis niipidi, mis sind aitas sellel teekonnal, et küpseda kirjanikuks? Issand Julia, kui sa praegust ütled kirjanikuks, mulle ilmselt arvada, et raamatu autoriks. Ei, lihtsalt ma nagu tahan öelda, et mulle veel ilmselt tundub, et mina nagu, et mis kirja, jätke nüüd, kuulge sõbrad, jätke nüüd järgi kirjanik. Ma lihtsalt kirjutasin, mis oli oluline. Et mis näitab seda, et siiamaani mul ei ole veel seda kohta, et ma saaksin sellega samastuda. Kuigi ma võin anda välja täna lubaduse, et see ei ole kindlasti mu viimane raamat. Juba on küpsemas peas mõte mina, sina ja kõik meie vahel business edition ehk siis ärile, kuna mina ikkagi hoolitan ärisid juba ja saan jagada teile, et kiiteti väga meie, nagu mitte mina ei pannud seda pealkirja, vaid ka fookusgrupp teab, kui palju ma olen hädas pealkirja valimisega.
et see on väga hea raamat ja et me oleme kogu aeg in between. me oleme suhete vahel, me oleme transformeerunud ühest töökohast teise. me oleme, ma ei tea, küpsemas teismeeast täiskasvanuks, me kogu aeg oleme millegi vahel, mingi asja vahel. ja selles mõttes on see huvitav mõelda, et me oleme in between. nii et jah, et siin on palju veel mõelda, kuhu ja mis. ma arvan, mis meid aitas küpseda. mul on olnud nii palju põnevaid kohtumisi inimestega ja ma siin tulen tagasi nende imeliste hetkede juurde, inimeste juurde, kes on andnud mulle võimaluse näha minu enda ressurssi. Aasta oli 2003, kui ma alustasin Baltikumi tasandi juhina ja mind õpetas kunagi üks väga, ta oli siis juba 60-ndates mees ja ta ütles mulle nii, et Lilian, kui sa vaatad inimesi enda juures, siis otsi nende peidetud ressursid ülesse. Too need nähtavale, löö lihvima ja särama koos nendega ja siis naudi. Ma mäletan, Karl-Jürgen Haide oli see mees, kes ta mulle õpetas. Tema oli Taanist. Ja ma siiamaani mõtlen selle peale suure tänulikkusega. Ma olen seda palju teinud teistega. Ja ma arvan, et see küpsemine algas sellest, et minus hakati nägema seda ressurssi, mida ma ise ei näinud. Üks nendest oli siis, kui Kiira küsis minu käest, kas ma võiksin esitleda oma ettekannet Assissis. Ma ei näinud ennast selle valdkonna kõnelejana. Ja sealt edasi tulid järgmised, kui minu elukaasne küsib, miks sa kirjuta raamatut, sinus on materjali nii palju. Ja kui järgmine inimene ütleb, et ma arvan, et sa võiksid kirjutada, küll ma võin aidata sind selles. Ja et ma olen õnnelik inimene, et minu ümber on nii palju südamega silmi vaatamas, kes teevad selle sirutuse, et mina saaks ka näha seda ressurssi, mis mu sees on, mida ma ilma nendeta ei oleks näinud. Ja see on ka see koht, kus ma loodan, et see raamat võib aidata samamoodi avada kellegi silmi nende enda ressursi kohta. Nii et jah, ma ei tea, kas see vastab su küsimusele, aga jah, et see on niimoodi jõudnud see küpsemine. Ja kui ma mõtlen selle peale, et kui ma küsisin ka Kiira Järve käest ka, kas ta on nõus kirjutama toetussõnad selle raamatule, siis kiiralikul moel ütles tema mulle, saada mulle käsikiri, siis vaatame üle. Ja kes vähegi teab, siis mina küsisin, et kas võib juhtuda, Kiira, kas võib juhtuda, et mina saadan sulle käsikirja. Ja siis sa ütled, Lilian, sellele raamatule ma ei saa mitte midagi kirjutada, õpi veel. Võib juhtuda. Võib juhtuda. Kuigi seda olukorda tõesti ei tekkinud. Aga ma saan aru, et te saate aru sellest. Ja kui tõesti läks aega saada siis seda kirja tema käest. Ja ma mõtlesin kogu huvitav, kas ta mõtleb, kuidas vormistada neid lauseid, et kuidas öelda mulle, et ei mängi välja. Kuidas, ja millest see räägib minu hirmust. Mitte temast, vaid see räägib minu hirmust. Ehk et jällegi, kas ma olen piisavalt küps, et kirjutada midagi? Juuli, see vastab sugu küsimus, kas ma olen piisavalt küps, et seista siin ja öelda, see on minu. Nagu kunagi minust, Kaia Kanepi ema ütles kunagi, kas tehke järgi või makske kinni. Ma kasutan sama arrogantset väljendust. Tehke järgi või makske kinni. Et võib-olla see on nagu see koht, kus seda isekust on vaja ka natuke kasvatada olla selles kohas, see on minu oma ja ei ütle, et see on parem, halvem, et me ei võrdle teistega, vaid ma ütlen, et see on see koht. Kui ma hoidsin käes oma esimest raamatut, siis ma võin teile öelda, et ma sellist elevust ei olnud kogenud, ma arvan, alates 4.-5. eluaastast. Mul ei läinud üldse korda, mida keegi arvab. Mul ei läinud korda, kuidas mul soengu, mul ei läinud korda, kuidas minu riided on, mul ei läinud korda. Ja ma tahtsin seda maailmale paisata öelda, see on nii äge. Olete tundnud, enne, kui üldse ei lähe korda. Ja see istud nii tihti. Ja nii ongi. Veel küsimusi. Ja kui ma vastan teie küsimust, siis öelge mulle, et Lilian, palun täpsemalt vastust. See kõlab ka hästi. Mina, sina ja kõik meie vahel. Romantiline paarisuhe oli mainitud.
aga mis juhtub, kui ma olen nende suhete vahel? Kas siis mul on ka abi sellest? Oi, see on nii nagu ja ma täna kirjutasin, minu käest täna Tartus osteti raamat 12. klassi lõpetajale. Ja selle kõrval vaatas üks minust natukene vanem naine seda raamatut ja ütles, kas sellele noorele hingele ikkagi on juba küps raamat, et noh, et tema nägi liiga noor sellise asja jaoks. Ja ma vastan sellele nii, et kellele see raamat mõeldud on? See raamat on mõeldud nii sellele, kes on alles oma elude alguses ja kes ei ole paari suhtes. Ja see on väga hea koht vaadata, peatuda, mõtiskleda ja teha otsus, millist suhet ma üldse tahan. Kellega ma seda suhet tahan? Kas mina olen see inimene, et ma saan seda suhet luua, mida ma tahan? Sest olgem ausad, nii palju on ootust, et tema tehku mind õnnelikuks, tema olgu minuga hea. Kui ta mind armastab, küll ta siis teeb minuga neid toredaid asju. Kas mina olen see, kes loob seda suhet? Kas mina olen see, kes saab aru, milline suhe on üldse mulle ilus ja tore ja oluline? Kas ma julgen väljendada, mida ma vajan? Ja nii edasi. Et see on kindlasti sellel, kes ei ole suhtes. Ta on kindlasti mõeldud noorele, ma isegi ütleksin noorele, küpsevale täiskasvanule. Ma olen veendunud, et ka 4-50-ndates inimesed saavad sellest kasu. Ja ka 70-ndates küpsed noored saavad sellest abi. Ja mitte abi, vaid ma arvan, et see raamat võimaldab peatuda, mõtiskleda, võib-olla ka tagantjärgi vaadata, mida on tehtud ja mida ei ole tehtud. Ja kus on olnud need väljakutsekohad? Mina ikka mõtlen, et meid elu õpetab. Ma olen täna täpselt selline naine selle tõttu, millist elu ma olen elanud. Tänulik iga päeva eest. Sest kui need päevad oleks olnud teistsugused, kui need kogemused oleks olnud teistsugused, siis ma ei oleks siin ja ma ei oleks kirjutanud sellist raamatut. Ja ma olen veendunud, et täpselt selle teadmisega saab minna selle raamatuga. Kus sa iganes oled, siis see raamat saab kõneleda sinuga. See raamat, võib-olla veel üks asi, et see raamat on üles ehitatud niimoodi, et siin on rohkelt küsimusi. Ära lase ennast küsimustest ära hirmutada. Kui sa tahad, vasta neile, kui sa tahad, kirjuta nad läbi, kui sa tahad, ära loe neid üldse. Mine lihtsalt üle, ütled mõttetud küsimused. Kui sa tahad, mine tagasi nende juurde. Minu soovitus on aeglusta protsessi. Ära lappa kiiresti, ära loe, ära ahmi sisse, ei ole õhtune lugemine. Tõmban sisse ja vaatan, et uni tõenäoliselt tuleb. Uni tulebki. Mul üks hea tuttav ütles selle kohta nii, et ta oli väga väsinud, hakkas lugema seda raamatut, ütles, et tead, kui raskelt ma läks, ma sain aru, et sul on sees need isiklikud lood. Siin on väga hästi markeeritud raamatus, et minu isiklikud lood on sellise, ma kohe näitan. Leheküljel 10-11 on selline joonistus. Meil on siis 4 osa. Silvia, sinu soovitus on ilus. Teoreetiline osa, praktilised või elulised näited, mida ma sulle kokku kogunud oma enda klientide ja oma elubaasi. Siis on minu enda näited. Ja siis on mõtisklesmes küsimused. Kenasti ilusasti markeeritud. Ja mida ta siis ütles, oli see, et ma otsin välja need sinu lood. Et nendega ma suudan kaasas olla ja siis ma suudan nii-öelda nagu järje peal olla. Ja see võib ka olla üks viis, kuidas sa tarbid seda raamatut. Sa võid otsida ka küsimused ainult. Sa võid vaadata ka ainult teoreetilist osa. Nii et ma loodan, et te leiate seda õiget seadistust. Nii et nii see, kes on püsivas suhtes, nii see, kes ütleb, et püsisuhe on läinud igavaks ja romantilist suveromansi hõng on juurde vaja, sellele sobib see. Ka see, kes ütleb, et mul on nii äge suveromants, no küll ei taha ta käest lasta, et mida ma pean tegema selleks, et sa püsisuhteks ümber vormistada. Sellele kindlasti oleks abiks. Ja võib-olla ka sellele, kes ütleb, et ma olen rahul sellega, mis mul on. Ja ma tahan, et see kestaks. Ma tahan aru seda, mida ma tahan ja vajan juurde, et see kestaks. Et see ei hääbuks ära, et see oleks rikas. Aga sellele juurde. Veel küsimusi? No Sirje, küsi küsimus. Ma lihtsalt
minul ei ole. ei, ma mõtlen, neid tuli täna. Tegelikult Siirale jah. Pane lähemale. Söö ära peale. Pane lähemale endale. Just. Lihtsalt selles on asi. Ma ei olnud üldse seda raamatut lugenud, ma täna saan, aga siin raamatu peal õppinud reklaami. Ja see tead, mul on hästi suur tutvusikkond ja on nii igas vanuses alati 20 kuni 80 ja kellelgi on probleem vahetukus, et see raamat on ära, siis sa saad olla abi. Ja kõik näevad, kes on nüüd lugenud, ma siin ei, aga ma tulen nii. Ja rohkem veel, ja ma täna kõik, mis sa räägid tegelikult, ma kogu aeg loogutan, sest kõik, mida ma mõtlen, nii palju ma ikka sind tunnen, siis on nii kallis inimene mulle. Et kõik on õige ja ma olen nii õdegi, ma olen kõikidele, no ma ütlen sulle vähemalt 20 inimesed kindlalt, kellel on halvad olukorrad, kes on head ja kellel ma tunnen, et on vaja sädet juurde. Et kõik ma olen see, aga just see naera, ma pole kunagi lugenud seda raamatut. Aga rääkinud olen ma täpselt nagu oleks vähemalt 5 korda läbi lugenud, tark vara naine rääkis. No mina olen veendunud, et Sirje, sinu sees on seda tarkust, seda küpse naise tarkust nii palju, et ja nii aitäh sulle selle eest. Ja täpselt see nii ongi, et asjad juhtuvad. Ja veel küsimusi, mis on hingel. Kas on ainult armastuse raamat? Ei ole. Ma arvan, et õige on öelda, et see on sisekaemuse raamat. See ei ole armastuse raamat. See ei ole hirmuga, et kas siin räägitakse ainult nõretavatest romantilistest lugudest. Ma arvan, et see on aus sisekaemus iseenda südamesse koju. Et mida see tähendab, kuidas ma seal olen? Mul oli väga põnev kirjutada näiteks nagu peatükki õed-vennad või lihtsalt, kas õed-vennad või lihtsalt lapsed oma vanematele. See lause on Mauricio Delfi lause. Are we siblings or we are just brothers and sisters or children for our parents? Ja mulle väga meeldib see mõttelaad, mida ta ütleb, et me kõik sünnime lasteks oma vanematele. See, et me kasvame kokku õdede-vendadena, vajab midagi. Ma näen ka 2 õde istumas siin teineteise kõrval, et ma näen õde-venda, minu enda lapsi seal 2 vanemat last siin istumas. Et see on nii oluline, et kuidas see grupp formeerub. Ja terapeut saad vaadata. Ja just nemad 2 tüki, ja 2 täiskasvanud last, ja. Tõuske püsti. Et minu teislised pojad 2 tükki on kodus. Ja nemad ütles, et nad ei hakka tulema. Nii et nii on. Nemad tulevad Tartus ja nad Tartusse tulevad kohe, need, kes tahavad minu teismisi poegasti näha. Ma pean uuesti. Siis palun tulge Tartusse ja nemad on kohal igal juhul seal. Aga et see on nii oluline, mina ise olen 3 lapsest perest kõige noorem õde. Ja mul on hästi põnev kirjutada peatükki õdedest vendadest. Sest minul endal on tohutu konkurents olnud oma keskmise õenga, kus on vanus vaid 2 aastat. Me oleme nagu kompanjonid olnud, me oleme nagu sukk ja saabas olnud. Ma ikkagi ütlen, et ma olen rohkem olnud minu esimene pikk abielu. Ma olin rohkem abielus oma õega kui oma mehega. Ja, nii oli. Et ma ikka manitsen, et olge ikka abielus oma partneritega, mitte õdede vendadega. Ja selle tõttu on oluline mõelda, kuidas ma hoian oma õdede-vendade suhet. Õdede-vendadega meil on elu kõige pikemad suhted. Enamik romantilisi suhteid ei ole nii pikad kui õdede-vendadega. See on see lugu. Ja see lihtsalt on nii oluline, kuidas me suhet hoiame, kuidas me suhet kasvatame ja mismoodi see suhe. Ja siin samamoodi selles teises peatükis saate ilusasti mõelda, et ega romantiline suhe on suhe, aga samamoodi õdede-vendadega samasugust suhtlevad. Et hakake vaatama, kuidas me loome pühendust, kuidas me pühendame, kuidas me loome usaldust. Kui mina mõtlesin oma ühe õe peale ja proovisime leida aega koos kohtuda, siis kalendrid olid nii hõivatud, et ei leia aega, kujutage ette. Kas on tihe elu või see on prioriteetide puudumine? Me lihtsalt ei ole prioriteedid ühel. Ja see on see küsimus, kas me oleme prioriteetsed teineteisele? Kas me valime olla ja toimetada või me tegelikult valime lihtsalt aktiivse ja tegusa elu? Mulle tundub, et neid saate vastu, nii et veel kord, see ei ole romantikaraamat, see ei ole see armastusromaan, mis nõretab romantilistest lugude, kuigi ka siin on neid, natuke neid ka on, et romantikutele saate ka siit midagi.
aga see kindlasti on eluraamat, teekond iseenda juurde, on võib-olla see õige kommentaar. Küsimusi veel? Jaa. Ma ei tea, kas see mikrofon ka... Mikrofon on ees, olge head, saate taha. Mul on üks selline natuke meelega provotseeriv küsimus. Lase aga tulla. Vaadates seda publikut ka siin, tundub, et suhted on rohkem naiste teema. Mida teha siis, kui naine loeb seda raamatut ja teeb sisekaemust ja jõuab oluliste taipamisteni, aga mees ei ole huvitatud ei raamatut kätte võtma ega suhteauditit tegema? Ma ei tea, ma mõtlen seda, et kas keegi pereterapeutist tahaks kohe võtta vastamise enda peale? Sinu päev, Sära. Aitäh. Kairit lubab täna. Ja Kairit täna lubab, ma tulen selle juurde, kus väga paljud ütlevad, et ja küll ma teen selle teene siis sellele partnerile ja viin raamatu koju või viin ta terapeudi juurde, et ma annan talle selle võimaluse pööritades ise silmi. Tunneb keegi ennast ära? No ma annan talle selle võimaluse. Paarisuhe on nii oluline asi. Ma teen seda enda jaoks. Ma hoian seda elus enda jaoks. Ja minule on hästi oluline lause, mina ei õppinud aastaid ära seda enda vajadustest rääkimist turvalises keeles. Ma olen maailmameister süüdistamises. Ma arvan, et kui selliseid tiitleid antaks, siis ma arvan, et ma olen esimeste seas pikki aastaid oleks olnud. Ma täna julgen öelda, et ma hea mitu aastat juba praktiseerin enda vajaduste väljendamist. Ja võib-olla see on see koht, et kui see naine, uuringud näitavad, et 80% naised on need, kes avavad teemasid. Ja kõik mehed, kes siin praegust on, olge õnnelikud, et need naised teie elus on, siis nad hoolivad sellest suhtes nii palju, et nad panevad midagi lauale. Ja kui sellisel moel need mehed hakkaksid vaatama seda, siis nad on õnnega koos. Neil on naine, kes hoolib ja loodem, et see naine on ära õppinud turvalises keeles selle teema lauale panemist. Aga kui see nüüd teema lauale pandud, siis seda ei saa teha etteheitva või süüdistavana, vaid seda tulebki arutada, lahendada midagi, mis on meie ühine. Mitte see, et mina olen see hädas ja sina ei tee midagi. Sel hetkel, kui me oleme selles kohas, oleme me kaotanud kõik vahendid, kutsuda seda meest teekonnale kaasa. Nii et võib-olla see on see koht. Ja teine mõte, mis mul on, Eesti mehed armastavad ehitada. Eesti mehed armastavad ehitada. Suhtemaja on üks äge ja lihtne struktuur, ta on süsteemne, ta on struktuurne. Mina olen kindel, et kui teil on üks tõupuhas Eesti mees kodus, on, Sirje sa mõtlesid mulle pihta, on. Et siis nemad saavad aru sellest, kui kutsuda teda läbi selle maja vaatama erinevad korruseid ja kuidas ikkagi see maja püsti püsib. Ja mulle tundub, et see ka lihtsustab, et see ei ole süüdistuse keel, vaid see on uudisimu keel. Ma ei tea, mina ise usun, minu partner on tsiviilinsener. Ei ole kuidagi emotsionaalselt, kõik ei ole olnud nagu valla või selline. Aga temaga on päris põnev selle teekonnal olla. Ja on saanud päris põnevaid jutuamisi peetud ja väga keerulisi jutuamisi peetud. Et alles eile meil oli, kui mina tuli tagasi, oli meil väga keeruline hetk, sest meil on olukord, jagan teiega ka, selle aasta 16. august on olukord, kus minu õde peab oma 50. juubelit koos oma mehega ehk 50+50 ja tema vend peab oma 60. juubelit. Üks pere on Eestis, teine on Norras. Saate aru, jah? Ei saa. Ja see on tõsine lojaalsusteema ja meie arutelu läks lahti, kuidas me lahendame olukorra. See on endiselt lahendamata. Aga see lojaalsus oma õdedele vendade, tuleb tagasi õdede vendade juurde ja see on päris elu. Ja kuidas siis luua seda paarina, kuidas hoida ka seda, et me hoiaksime ka oma õdede vendade suhted hoitud. Nii et annan teile hiljem teada, kuidas see läks. Nii et kelle juurde me siin läksime või kelle juurde me ei läinud või kuidas me neid asju lahendasime. Aga jällegi, see on samasugune igapäevane elu. Ja, veel küsimusi? Või siis, kas nüüd tuleb teil mingi provotseeriv küsimus? Muidugi ei usu. Kas seksi ka saab? Seksi ka saab. Väga hea, ma arvasin, et kui kusagilt saab, siis sinu käest. Seksi saab.
siin on täitsa peatükk ka seksuaalsele lähedusele ja mille üle ma ise, viimane asi, mis ma siia raamatusse sisse kirjutasin, on Betty Martini Wheel of Consent ehk siis nõusoleku ratas. ja ma kirjutan siin ka teemasid, nii-öelda positiivne seksuaalsus, negatiivne seksuaalsus, kuidas me kehaga kontaktis oleme. kõik see on ka siin samamoodi sees. Kamasuutrat sees ei ole. kui sa seda lähed otsima, siis seda ei tee. Mina jõudsin isegi seksi. Küll aga ma kirjutan tõesti ka sellest, et mida tähendab seksuaalsus, mida tähendab üleüldse enda kontaktis olemine. Ja jällegi suund kõigile, et me ei räägi seksist vahekorra kontekstis, vaid mulle endale meeldib mõte, et me valmistume ette uueks kohtumiseks juba pärast seda, kui me oleme orgasmi saanud. Kohe momentaalselt pärast seda algab juba uus ettevalmistus ja kõik see, mis sinna juurde kuulub, ongi meie seksuaalsus. Me oleme seksuaalsed ja see on normaalsus. Kui ma otsustan olla aseksuaalne, see on ka minu normaalsus. Kui ma otsustan olla erakordselt aktiivne erinevatel suundadel, see on ka normaalsus. Nii kaua, kui ma teen seda nõusoleku ka teistega kokkuleppes. Et see on täitsa siin olemas ja veel midagi. Kas see raamat muudab su maailma? Täiesti kindlasti. Ilma igasuguse kahtluseta ütlen täiesti kindlasti. See raamat on muutub minu maailma. Siin raamatus on sees mitmed asjad, mis on, ma arvan, põhja panevad. Võib-olla üks asi veel. Jällegi lihtsalt ma olen nii kontaktis sellega, et tuleb Rotterdamist. Kolmapäeva hommikul oli selline olukord, kus meie armastatud professor sai teada, et tema hea kolleeg suri öösel. 84-aastane, meie armastatud professor Maurice Adolfi on ise 82. Ja kui me jagasime mõne inimesega seda, siis ma ütlesin, et mulle hästi meeldib see ütlus, et me ei vaja mitte rohkem aastaid ellu, vaid rohkem elu aastatesse. Sest meil ei ole lubatud homseid. Mitte kellelgi ei ole. Meil noortel ei ole, meil kogenutel ei ole, kellelgi ei ole. Nii et ma olen veendunud, et see raamat toob rohkem elu sinu aastatesse. Täpselt nii palju elu, kui sa seda tahad. Kas sinu elu on pärdiline, rikas või see elu on sul hall, et see on sinu valida. Sinu elu, sinu valida. Et see veendumus on mul küll, selle garantii ma sulle annan. Ja kui sulle tundub, et sa oled ostnud selle raamat ja sa ei ole toonud ühtegi muutust su ellu, siis otsi mind üles. Saame teha selle kokkuleppe. On nõus keegi tulema sellesse kokkuleppesse? Jah, siis selle kokkuleppega ma lõpetaksin selle esituse. Kes tahab, ma hea meelega allkirjastan või kirjutan pühendusi. Võib küsida ka küsimusi, mida te võib-olla avalikult ei julge küsida. Tahate võib-olla veel mingisugust, ma just mõtlen, et mingid mahlakamaid lugusid kuskilt. Aga kui ei, siis mulle tundub, et see täpselt selline sai, nagu need inimesed siin on. Ja mõtle ühele-kahele inimesele, kellel võiks olla sellest raamatust abi ühes, ma ütlen küll. Ärge soovitage seda raamatut sellele inimesele, kes on kõige suuremas hädas. Sest talle käib see üle jõu. Talle soovitage ühte sõpra, kes aitab ka tema ressurssi üles otsida. See raamat on väga heaks abimeheks olla teel. Kui on kriis käes tõsine ja raske, siis on vaja spetsialisti või sõpra, kes aitaks kõigepealt vee peale nina ja siis minna raamatu juurde. Et selles mõttes, et aru saada, et see fookus ei ole mitte keerulises kohas, mul on nüüd vaja mingit toetust, vaid et siis on vaja kedagi veel sinna raamatu kõrvale. Sest muidu võib veel nina veel rohkem alla minna, sest see muu on liiga keeruline. Ja selle soovitus ma küll annan. Ja selline see sai. Mina jätamast õnnitusi ja